Viimane ettekanne tuleb Marika Mägilt, kes on arheoloogia doktor, vanema ajaloo uurija Tallinna Ülikoolis ja ka sihtasutuse Osiliana juht. Ja siinkohal olgu veel öeldud, et sihtasutus Osiliana on siis ka organisatsioonina meie tänast konverentsi toetanud. Ja kui me 13. sajandi Eesti ajaloost rääkides ei saa muidu mööda Läti Henrikust, siis Marika Mägi räägib sellest, mis Läti Henrikul märkamata jäi. Okei, tere kõigile. Mul on nüüd see rõõm võtta kuidagi teatud mõttes kokku kõik eelnevad ettekanded ja mulle tundub, et nad kõik natukene käsitlesid seda, mida minagi tahan siin rääkida ja võib-olla siis panen nad niimoodi ümmarguselt kokku. Ja Läti Henrik, kõik me räägime Läti Henrikust, terve elu ma olen kuulnud Läti Henrikust sellest ajast, kui ma juba väiksest peast hakkasin tundma huvi ajaloo vastu. Ja kogu aeg on jäänud mulje, et Läti Henrik on siis meie ajaloo alus ja kõige kirjapanija, algus ja lõpp. Ning kogu ettekujutus, siis, mis Eestis 13. sajandil toimus, põhineb Läti Henrikul. Ometigi mulle tundub, et kõik see nii-öelda varasemas käsitluses, et see, et mida Läti Henrik siis on tegelikult ka kirjutanud, et siin tuleks teha nagu vahet, et mida ta siis nüüd tegelikult ikka ei kirjutas või mida meie sealt välja loeme, sest Läti Henrikut on nagu, ma ei tea, omamoodi piiblit võimalik lugeda ju väga erineval moel. Nii. Mõned slaidid ka. Just nimelt, et illustreerida nüüd seda juttu, et kuidas me Läti Henrikut loeme. Ja see kõik istub meil nii uurijatel kui tavainimestel, ma arvan, kes asja vastu huvi tunnevad väga sügavalt peas. Otsisin välja lihtsalt mõningad näited, üks neist on siis siin, kus on räägitud siis sellest, et Meinhard läheb kaupmeeste laevade juurde, kes valmistuvad Ojamaale sõitma. Absoluutselt kõik puurijad on sellest alati saanud aru sadamoodi, et ohoo, seal olid mingid saksa kaupmehed, kes valmistusid Ojamaale sõitma. Aga tegelikkuses Läti Henrik mitte midagi sellist ju ei maini. Ta räägib lihtsalt kaupmeestest ja kui ei oleks seda teoreetilist raamistust siin, mida mitmed eelnevad kõnelejad juba puudutasid, siis lähtes kohalikest oludest esmane loogiline tõlgendus oleks, et seal olid kaupmehed, see oli ju kaubitsemiskeskus, nad sõitsid Ojamaale, me ju teame, et neil olid tihedad sidemed Ojamaaga. See, et nad olid sakslased või veel enam, et nad olid kristlased, need kaupmehed, selle me mõtleme ise sinna juurde, seda tegelikult seal ei ole. Ja samamoodi siis teine variant, kuidas talvituvad kaupmehed Eestis, ma isegi olen seda kasutanud, näete, Eestis pidid olema sadamad, kaupmehed talvitusid seal, mõeldes selle all siis loomulikult nad talvituvad, nad ei ole kohalikud, eks ole. Aga ka siit tegelikult ei tule ju kuskilt välja, et nad olid sakslased, nad võisid olla näiteks liivlased või nad võisid olla ükskõik kes, eks ole. Need on lihtsalt siis nagu näited. Samuti on paljud inimesed kirjeldanud seda situatsiooni, mis on ristiusuga. Nii palju leierdatud teema, et kas meil siis nagu seda ristiusku oli juba enne ka või kui palju seda oli või mis see tähendas ja nii edasi. Kuid Läti Henrik räägib ju tõepoolest kohalikest kristlastest ka, eks ole, see tuleb sealt nii-öelda ridade vahelt ju välja, eriti kui lugeda kroonika algust, mida kõigil sügavalt soovitan lugeda. See käsitleb küll liivlasi, aga see annab olulised võtmed edaspidise mõistmiseks. Mingid kristlased olid, eks ole. Kui me võtame kõik muud allikad, mis räägivad ristisõja põhjustest näiteks, siis on see põhiline nii-öelda põhjus, miks see nagu ette võetakse, on, et kaitsta kohalikke kristlasi paganate, ka kohalike paganate vastu. Ja seda on siis, kuna me ju teame kuidagi viisi Läti Henrikust ilmselt, et neid kristlasi ju tegelikult nagu eriti polnud, et polnud ju kedagi kaitsta, siis järelikult pidis olema ettekääne ja väljamõeldis, kuid tegelikult aga kas ta ikka oli väljamõeldis. Ja järjest enam siis erinevate inimeste uurimistööd, mõnda kuulsite siin ka, hakkavad viitama nagu selles suunas, et ikkagi neid kristlasi tõepoolest vist oligi enne ka. Miks siis nüüd selline, miks me niimoodi siis arvame? Ja nüüd ma teeks väikese ekskursi ka jällegi siukse akadeemilisse teoreetilisse arutellu ja räägiksin kontseptsioonidest ja sellest, kuidas nad neid mõjutavad ja kuidas seda ilusti akadeemilisse keelde panna. Ja nimelt
kõigepealt me peame endale teadvustama, et sellised suhtumised, nagu ma teile näited tõin, seda võib täiesti julgelt nimetada kolonialistlikuks ajaloonägemuseks. Ja ka kolonialistliku ajaloonägemuse juured on siis nii-öelda evolutsionistlikus ajaloonägemuses. Ehk siis tegelikult see on see asi, mis meile on väga paljudele vanema põlvkonna inimestele vähemalt tuttav Marxi ja Engelsi õpetuse kaudu ja palju vihatud ajalooline materialism, mida me kõik omal ajal ülikoolis sunduslikus korras saime. Ja mis on tegelikult nii tavainimestes kui ka ajaloolastes, arheoloogides, vanema põlvkonna omades minu arust istub siiamaani väga sügavalt sees, just nagu oleks võimalik siis ajalugu ära lahterdada nii-öelda alt ülespoole ja toimus nii-öelda kogu aeg nii-öelda mingisugune trepiastmeline liikumine, millest siis kõige ülemisel pulgal oli siis rohkem hierarhiseerunud ühiskond. Tegelikkuses praegu vähemalt siis maailma uurimise areenil näiteks selline asi nagu tehnoloogia areng, mida peetakse palju olulisemaks ja millel tegelikult ei ole otsest seost sellega, kas see ühiskond on sügavalt hierarhiline või natuke vähem hierarhiline või milline üldse see võimukorraldus on. Nii et ka ühiskond, mis ei ole väga rangelt kuningakeskne näiteks, võib olla tehnoloogiliselt üle mõnest ühiskonnast, kus on täiesti kollektiivne võim. Ja seda on vaja siis nagu mõista selles mõttes, et kuna meie Eesti ühiskonda traditsiooniliselt 12. sajandil lahterdatud selliseks nagu siis mitte väga arenenud variandiks, kus kuningavõimu ei olnud, siis just nagu automaatselt arvatakse sinna juurde ka, et me olime tehnoloogiliselt või kõikidel muudel nii-öelda aladel maha jäänumad. Siin ei ole seost, see on võib-olla, ei pruugi olla. Ning selline lähenemine on ka väeldamatult eurotsentristlik, mis siis tähendab seda, et kui seda nii-öelda need postulaadid formuleeriti, siis tegelikult nii-öelda normiks sai Euroopa ühiskond või eeskätt siis germaanlaste ühiskond ja praktiliselt kõik muu oli sellest hälbiv ja nagu see nüüd niisama lihtne ei ole, sest oma teema näiteks Rooma riik ja nii edasi. Aga ütleme siin põhjapoolses Euroopas ja kõik nii-öelda siis muud nähtused, mis ei olnud iseloomulikud väidetavale germaanlaste ühiskonnale, olid siis nii-öelda primitivismi tunnused. Ning miks meile? Meile sellepärast, et meile juurutasid selle 18-19. sajandil Balti-Saksa ja Vene uurijad, kes siis tegutsesid meie ajalooga enne, kui sellest sai rahvuslik ajalooteadus. Ja julgen öelda, et see on meil kuni väga viimase ajani täiesti nii-öelda kehtiv lähenemine. Ning paar sõna siin ka sellest, et kolonialism, see on siis, kui põhimõtteliselt me räägime sellest, kui üks etnos allutab teise. Meil ei ole ilmselt mingit põhjust nagu kahelda, et see oli meie puhul niimoodi, et teoreetiliselt. Ja sellega siis koloniaalses maailmanägemuses siis tõrjutakse nii-öelda perifeeriasse jäävad või nagu tähtsusetumad grupid kõrvale. Ja samuti siin, mida jällegi on varem ka siin mainitud, et kaasaeg või aeg kleepub meie külge, ükski uurija sealjuures ei ole ka ju vaba sellest kleepunud ajast. Ja see tähendab seda, et see praegune situatsioon projitseeritakse tagasi, mina teen seda ka praegu, aga 18-19 sajand, kui meil oli kujunenud täielik rahvuslik segregatsioon, nii Eestis kui Lätis näiteks, ja eestlased, lätlased olid muidugi need kõige alumised sellel evolutsionistlikul raamistikus, siis niimoodi tõlgendati ka ajalugu, just nagu oleks selline nii-öelda etnoste omavaheline suhe pidanud olema aegade algusest peale ja jääma aegade lõpuni loomulikult ka. Nii, aga ma olen siin toonud ka väikese võrdluse, kuna ma armastan ikkagi tuua võrdlusi natuke nagu kaasajaga, sest ajalugu on kogu aeg meie ümber ja muud ka tekib juurde. Siis niisugune kolonialistlik lähenemisviis oleks siis enam-vähem seesama, kui me hakkaksime järsku või keegi tulevikus hakkaks käsitlema Nõukogude perioodi Eestis ja seda nagu täiesti valdavalt läbi siia kolinud venelaste silmade või võib-olla veel rohkem siis nagu näiteks Moskva keskvalitsuse silmad, jättes nii-öelda eestlased kuidagi viisi kõrvale.
Ning postkolonialism kui niisugune eraldi ajalooteaduse osa sai siis alguse 1950. aastatel ja nagu see kindlasti teile kõigile, teie kõigi kõrvadele ka kõlab, et selle juured on ikka nagu päris kolonialismis, päris jutumärkides kolonialismis, ehk siis nagu niisugused impeeriumid, mis valitsesid maailma ja seda postkolonialismi rakendati ikka eeskätt selliste maade puhul, mis täpselt mitte pole Euroopa. Kuid juba õige mitukümmend aastat on sellest saanud täiesti selline arvestatav teadussuund ka ajaloos ja ka näiteks Euroopa keskajas ja kirjutavad väga niisuguseid häid lähenemisi, just vaadates eriti Euroopa äärealasid, aga mitte alati. Näiteks mina olen lugenud väga head käsitlust selle kohta, kuidas postkoloniaalne lähenemine anglosaksi Inglismaale. Sest anglosaksid olid ju kolonisaatorid ja need, keda need koloniseeritud keldid, need tõrjuti kõrvale ja tõrjuti mingil ajal ka siis ajaloost kõrvale, vähemalt siis selle kolonialismi ajal, mis muidugi ei välistanud, et hiljem said õnnetust anglosaksidest endist need kolonialismi ohvrid põhimõtteliselt. Ning see lähenemine siis püüab fokusseeruda nendele varem kõrvale tõrjutud gruppidele ja ma ei näe hästi lugeda siia. Ning püüab siis nagu näha nende rolli, eriti siis kohalike rolli, mis eeldatavalt ikkagi alati on niisugune väga olulise tähtsusega ja tuua selle siis nagu tagasi ajaloo käsitlusse. Miks näiteks siis meil seda pole tehtud? Selle üle on ka kirjutatud analüüse ja jõutud nagu vähemalt ühe tõenäolise järelduseni, et nendes maades, kus 19. sajandi teisel poolel väga sügavasti levisid sellised rahvuslikud nagu ajalookäsitlused, mis ju meil oli ka praktiliselt kõigis Euroopa maades tegelikult selline tohutu rahvuslikkuse tõus, et see tegelikult see toimus ammu enne, kui defineeriti see postkolonialism ja kui see juba juurdus ajalooteaduses, siis ta sinna ka enam-vähem jäi. Ning selle taustaks on siis, mis mõttes erineb siis nagu see postkoloniaalne ja see rahvuslik või rahvusromantiline ajalookäsitlus, et rahvusromantilise ajalookäsitluses tegelikult kasutatakse neid samu narratiive, neid samu dokumente allikaid, nende õigupärasuses ei kahelda ning selle taustaks on tegelikult vabatahtlik akulturatsioon, mis tähendab, et Eestis toimus see põhiliselt 19. sajandil, et meist said vabatahtlikult kultuuriliselt sakslased tegelikult. Ja see tähendab seda, et just nagu selle rahvusromantilises maailmakäsitluses kuidagiviisi nagu püütakse näidata oma esivanemaid sarnasena kolonisaatoritele, mitte nagu luua eraldi lugu nende kohta. Sellepärast, et see progressiivne on see, mida esindab kolonisaator. Ning võib-olla see kõlab väga niimoodi kuidagi kurjalt, et ma tegelikult seda päris ei taha öelda, sellepärast, et rahvusromantiline ajalookäsitlus või üldse rahvuslik ajalookäsitlus omas ajas oli väga omal kohal. Ja see oli peale selles oli väga laialt levinud ja see oli täiesti okei, nii-öelda. Aga praeguseks aeg on meie küljes kleepunud ja äkki oleks nagu viimane aeg hakata asjale lähenema pisut edumeelsemalt. Rahvad, kus ei ole sellist kolonialismi ajalugu, nagu näiteks enamik Lääne-Euroopa rahvad või ka Põhja-Euroopas, seal ei ole seda probleemi, meil on. Nüüd me oleme juba täiesti iseseisev Euroopa Liidu liige ja tundub, et ehk oleks nagu päramine aeg vaadata ka korraks üle see, et miks me oma varasema ajaloo kohta niimoodi arvame ja kas siin äkki või olla mingid teised põhjused kui objektiivne tegelikkus. Ja ma seda kella väga hästi ei näe siin. See paistab nii kaugelt. Aga tagasi Läti Henriku juurde. Sorry, seda ma alustasin teile näitamata, ta võite seda tagantjärgi lugeda. Ning Läti Henriku juurde tagasi minnes. Juba kõige esimese ettekandes oli juttu Vene kroonikatest. Läti Henriku kohta kehtib ju see täpselt sama. Läti Henrik kirjutab ainult sellest, mis puudutas tema konkreetset gruppi. Ja ta isegi ütleb seda ise või see on igalt poolt näha. Seal ei pea olema isegi
sihilik siukene vaenulikkus või tahtmine halvasti näidata, ta lihtsalt räägib ainult nendest asjadest, mis puudutavad Riia kirikut või siis Riia kirikuga seotud tegelasi, eks ole. Ja teda ei ole üldse huvitanud see, et ta peaks andma pildi, milline koht näiteks on tähtsam Eestis ja milline on vähem tähtis või mis on kellegi mingi koha pealik või kellel seal mingisugune tähtsus on. Ja kas või näiteks see, et ta taanlastest väga vähe räägib, ma olen seda pikalt tõlgendanud, et ta ongi seda nagu tahtlikult tagasi hoidnud. Ma saan nüüd aru, et see ei ole tõsi. Ta lihtsalt räägib taanlastest ainult nendes kontekstides, kus see kuidagi viisi puudutab Riia kirikut. Kui see ei puuduta, siis ta lihtsalt läheb sellest mööda. Ning sellega peaks muidugi tegelikkuses ju kõik ajaloolased, arheoloogid arvestama, kuid päris tegelikkuses me ikkagi sellega kuidagi viisi unustame selle arvestamata. Ning see oli nii-öelda ülevaade. Põhimõtteliselt kogu see ilus teoreetiline jutt, selle võib võtta ka kuidagi viisi maalähedasemalt kokku, et tänapäeva uurimistöös, kui rääkida maailma tasandil, siis on järjest enam hakanud mängima sellised tegurid nagu näiteks logistika või see, kus see on seesama tegelikult, kus saadakse toit, topograafia. Näiteks Kersti Markus rääkis sellistest aspektidest üsna palju oma ettekandes. Nii-öelda realistlik asjade tagantjärgi rekonstrueerimine. Ja kuna meie sees istuvad nii sügavalt need kolonialismi ajast pärit mingisugused klišeed ja pildid, siis nagu ma siin varem olen öelnud, minu arust me ei saa teistmoodi, me peame selle kõik tükkideks lammutama, nii et tükid uuesti kokku panema, sest ma ise näen, et ma ise ka olen kogu aeg mõjutatud mingitest seda laadi eelarvamustest, nagu näiteks nende kaupmeeste puhul, millega ma juttu alustasin. Ja nüüd, kuna see ettekanne on lühike, siis tegelikult need viimased pildid on rohkem lihtsalt teile silmarõõmuks. Et kogu selle konverentsi idee suuresti on ju see, et juba mitukümmend aastat arheoloogiline materjal tegelikult enam ei lase ennast mitte kuidagi viisi mahuta nendesse raamidesse, mis Läti Henrik ja kogu see varasem kolonialistlik lähenemisviis on loonud, et lihtsalt enam ei lähe, mõnda aega läheb, aga siis enam ei lähe. Ja siin on paljudes aspektidest ka juttu, sellest täpsemalt ma tegelen sellega samuti, nagu siin paljud teisedki, mida ma täpselt teen sellest mõnes teises ettekandes. Samuti need samad maalinnad, mille, siin ma vaidles natukene Heikile vastu, et minu arust osad maalinnad mitte ei hakanud vaikselt hääbuma, vaid nad puhkesid õitsele pärast vallutust, nagu näiteks seesama Varbola või näiteks kas või Valjala tegelikult või see Tarakallas, mida hakati ehitama suuremaks ja just nimelt see kõik toimus pärast. Ja kui me vaatame Varbola näiteks arheoloogilist materjaligi, siis see on ju valdavalt 13. sajand, niisugune rikkalik materjal. Miks see? Sellega seoses kohe jälle ka selline küsimus, et me käsitleme ju kogu aeg seda, kuidas meie võtsime üle saksa kultuuri mõjusid, aga kuidas nemad võtsid meie mõjust üle? Tegelikult on täiesti võimalik esitada sellist küsimust, et me saime teatud portsu sisserändajaid, nad pidid võtma üle ka meie kultuuri. Et see on ka täiesti võimalik. See ei ole võimalik ainult siis, kui me ei usu, et meil oli mingi arvestamisväärne kultuur, eks ole. Et see materjal sellistes linnustes on niivõrd kohalik, siin tegelikkus on ikkagi alati on ja jääb see võimalus, et mingil määral on toimunud ka vastupidine assimileerumine või akulturatsioon. Samuti siis matused, täiesti teema, mis alles töötab või ta on töös. Need on küll kiriku juurest, kui sellised matused on meil teada terve rea just niisuguste vanemate, kesksemate mõisate otse hoovist. Kas nad olid erakirikud? Kui me võtame võrdluse Skandinaaviaga, tõenäoliselt olid need erakirikud, mille rajasid kohalikud nii-öelda mõisnikud ja kuhu nad ka matsid ja need on Eesti ehetega naised. Meestel ei ole suurt asju. Need olid eestlased, aga kui nad on mõisaomanikud ja kristlikud, miks meile tundub, et see ei lähe ju kokku, eks ole, läheb küll tegelikult kokku. Et see on lihtsalt nagu näide ning muidugi jah, on alati võimalus ka siin teelt eksida, hakata nägema eestlaste rolli suuremana, kui ta on, kuid sellega on samas nii, et keegi ei kirjuta ajalugu meie eest, kuna senikaua, kui me oleme olemas ja välja surnud veel ei ole, ei tule mitte ükski teine rahvus meie ajalugu tagantjärgi rekonstrueerima. Nii
see on ikkagi meie töö seda nii-öelda vaadata ja katsuda sellest võimalikult objektiivselt aru saada. Tänan. Suur tänu Marika Mägile, see oli kindlasti väga hea kokkuvõte kõigi tänaste ettekannete lõpuks. Me jõuame teha mõned küsimused. Võime hetke ette sellesse ringi. Ja, siis me lähme kohvipausile ja 4:30 siis lõpetame tänase konverentsi paneeldiskussiooniga, ümarlauaga, nii nagu see on välja kuulutatud. Ja need, kes on jälginud konverentsi YouTube'is ja kellel on veel jäänud küsimusi, saavad need kirja panna selle video kommentaaridesse, me võtame nad sealt välja ja saame paneeldiskussiooni ajal esitada ettekandjatele. Ja kas on küsimusi? Kohe praegu mõni. See oli nii üldine jutt siis võib-olla. Mina ei kirjuta päriselt õpikuid, aga ma arvan, et siin natukene jäi kõlama ka see ikkagi jälle see vana argument, et me uurime, me alles uurime ja siis me mingi hetk kirjutame, eks ole, et ajalugu ei ole sugugi lõppenud. Aasta pärast tuleb teine, umbes sama teemaline konverents, mis on mõeldud suuremana. Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata, millal see kooli õpikutesse jõuab, sellepärast, et mina isiklikult praktiliselt ei ole õpikuid kirjutanud. See mulle tundub, et see sõltub üsna, see nii-öelda tonaalsus sõltub üsna palju õpiku kirjutajast. Rohkem ma ei oska midagi vastata. Suur tänu. Te märkisite mõnda märksõna, mis äratsid tähelepanu. Üks oli see evolutsioonilisuse teooria viitega, isegi Marxile tuleb välja ja nii edasi, edasi kolonialismi problemaatika. Minu küsimus, seejuures ka Eesti varasema ajalooga, taanduks sellele kolonialismi ja evolutsionalismi ühesõnaga sümbioosile. Globaalne kolonisatsioon, mis leidis aset 17, 18, isegi 19 sajand, tugines eelkõige koloniseerivate maade tehnoloogilisele ja ühiskonnalikus suhete ühesõnaga domineerimisele, ütleme niimoodi. Ja kui me võtame kas või sõjaeelse Eesti entsüklopeedia vältel sõna tsivilisatsioon, on tsivilisatsioon tehnoloogiline kultuur. Kas te leiate siiski seda, et ka ristisõjad, mis tulid 13. sajandil Liivimaale, Eestimaale ja nende domineerimine ja sellise tsivilisatsiooni sulandamine tulenes siiski tolle tehnoloogilise taseme enamast kõrgusest, kui oli kohalikel asustavatel rahvastel. Tänan teile. Mingil määral kindlasti. Selles mõttes, et Euroopa või Eesti ikkagi on ju Euroopa äraalal ja 13. sajandil samamoodi teatud tehnoloogilised uuendused tulid ju koos sakslastega või taanlastega, eks ole. Nii et see on kindlasti tegelikult ju tõsi. Aga võib-olla mulle tundub, et seda siiamaani on liialdud mõnevõrra. Selle mõttes, et omal maal, omal moel, eks ole. Et põhimõtteliselt, et uuendused jõudsid ju järk-järgult kõikidesse Euroopa maadesse ja neid ei pea tegelikult nendega ei kaasne igal pool selline tõlgendus, et see surus nii-öelda kohaliku kultuuri väga tugevasti maha. Et ta seda tõenäoliselt väga ei teinud. Mul ei olnud siin aega muidugi, aga ma võin ka veel öelda, et kui küsida see siukene trikiga küsimus, et mis oleks siis kui, eks ole, et kui meil Läti Henrikut ei oleks, et siis see on, ma ütlen, siukest küsimust tegelikult ei saa küsida. Aga kui meil ei oleks seda väga põhjalikku ja väga inimlikult kirjutatud ja niisugust pikka jutustust, siis ma oletan, et tegelikult meie ettekujutus nendest protsessidest, mis 13 sajand toimusid, oleksid palju neutraalsem. Et me ilmselt räägiksime tugevast kultuuri mõjust, millega kaasnes ilmselt teatud määral ka sisserändeid,
aga me räägiksime sinna kõrvale ka väga tugevast kohaliku kultuuri nii-öelda jätkumisest, kui see nüüd oli vastus. Aitäh, veel kord teeme veel ühe aplausi Marika Mägile.